Tere tulemast tähistama Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. On suur rõõm, et iga aastaga on meist siia kogunenud aina rohkem. Tänasest tõrvikrongkäigust ei võta osa ainult inimesed Eestist, vaid ka mujalt, näiteks Ameerikast, Ukrainast, Rumeeniast, Rootsist, Soomest ja Sveitsist. Kuid mis meid siis täna ootab? Et peagi hakkab rongkäik siit samast Vabaduse väljakult, kulgeb mööda vanalinna tänavaid ja naaseb umbes tunni pärast tagasi siia Vabaduse väljakule. Et kõik, kes veel ei ole tõrvikuid võtnud, siis telgi kõrvalt saab neid. Ja kui tõrvikrongkäik lõpeb, siis paluks need ka tagastada. Ja kellel on külm, siis telgis saab turgutavat kuuma teed. Aga ennem kui me liikuma hakkame, siis ma annaksin tervituskõneks sõna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimehele Mart Helmele. Palun! Aitäh! Kallis rahvas, kallid kaasmõtlejad, kaasvõitlejad, rahvuskaaslased ja kõik, kellel Eesti on kallis. Mul on kohutavalt hea meel. See on 4. kord, kui ma olen siin Vabadussamba jalamil ja pöördun rahva poole. Ja iga kord on rahvast rohkem. See on kindel kinnitus, et Eesti on nii sügaval meie südames, et seda pole võimalik sealt välja kiskuda. Aga aastapäevast. 99 aastat tagasi, kui punaväed tungisid Eesti territooriumile, kuulutas ajutine valitsus välja vabatahtliku mobilisatsiooni. See tõi esialgu kokku ainult käputäie mehi, 2500 meest. See on suurusjärk sama palju inimesi kui siin väljakul. Oli selge, et selle väega ei ole võimalik Eesti iseseisvust, mis oli mõned päevad varem välja kuulutatud, kaitsta. Aga need, kes läksid, nii vähe kui neid ka ei oli, need panid siiski punaste pealetungi seisma ja selle aja jooksul, mis rinne aeglaselt edasi liikus, tulid meile appi soomlased. Saabus Tallinna reidile Briti laevastik. Suudeti välja kuulutada uus sundmobilisatsioon ja lõpuks oli rindel enam kui 100 000 meest ja bolševikel ei õnnestunud Eesti iseseisvust jalge alla tallata. 26 aastat hiljem, 1944. aastal, võideldi meeleheitlikult, et uuesti kaitsta Eestit. Sakslased lahkusid ja vabatahtlikud, pitkapoisid, soomepoisid, riismed nendest, kes olid rindelt taandunud, püüdsid anda viimast lahingut, kaitsta Tallinna, sest Tallinnas oli uuesti välja kuulutatud Eesti Vabariigi taastamine. Meie selja taga Pika Hermanni torni tõmmati Hitleri plagu asemele sinimustvalge. See oli sinimustvalge, mille võtsid punaväelased sellest tornist maha. Nii vähe ja nii lootusetu, kui oli see vastupanu siin Tallinna lähistel, see aitas veel kord sillutada teed sellele, et 1980. aastate lõpul, kui 200 miljonit eestlast kogunes lauluväljakule, et ennast, nagu öeldakse, vabaks laulda, õnnestus meil 1991. aastal iseseisvust lõpuks taastada. Me võime öelda, et need olid 3 vabadussõda. Aga igal põlvkonnal on oma vabadussõda ja nii on ka meie põlvkonnal. Meil on oma vabadussõda ja see vabadussõda ei ole mitte vähem vastutusrikas, sest globaliseerumine, multikulturalism, rahvaste rändamine, massimigratsioon, suurkorporatsioonide tahe hävitada rahvusriike ja tasandada, tasalülitada rahvusi
on samuti sõda, kuigi veretu, mis on meie vabadusvõitlus. Seepärast veel kord, mul on tohutult hea meel, et ma näen siin nii palju loitvaid tulesid ja mulle meenub kultusfilm Viimne reliikvia, kus päälik peab kõnet ja ütleb selge sõnaga: meie reliikvia on vabadus, Eesti rahva vabadus, Eesti vabadus. Hurraa!